Tere hommikust, päevast ja õhtust, armas Suvariigi kuulaja. Tere, mina olen Ain Vaida. Märt Pelkin on minu nimi. Ja see on Suvariik ja see on Suvariik. Ja see Suvariik on seekord neljapäeval lindistatud Suvariik. On küll ja ma avastan uut kontseptsiooni, ma olen siuke väikest viisi innovaator. Räägi. Et ma olen kuulnud, et tänapäeval sellises liberalistid on meile mõelnud sellise süsteemi, kus sa saad minna teise riiki kui see riik, kus sa parasjagu oled ja sa saad raha maksta, sa saad olla seal lihtsalt mingi päike võib-olla on ja mingi teenuseid saad tarbida ja väikki. Nimetavad seda puhkus või puhkusereis. Ja siis ma mõtlesin, et ma proovin järgi siin innovaator, nagu ma olen. Et uudne kontseptsioon ja... Katsetad, homme hakkad minema, oled nädal aega kadunud, tööd siis, ei tee. Ja, aga see, et mina löön lulli, tähendab meie lugeja. Kõik meie lugejad. Meie auditoorsed lugejad. Loete kõrvadega. Ja teile on ju see kõik väga hea, seepärast, et te saate kuulata meie Patreoni. Me paneme mingi Patreoni paneme tavaosana ja suure tõenäosusega saab see olema. Ma mõtlesin, millist neist üles panna ja ma mõtlesin, et äkki mõni siuke keskerakondlik vargus. Ma ei tea, ma ei mäleta, millised me oleme juba üles pannud, aga mõni vanast ajast keskerakondlik vargus läheb võib-olla üles. Vana hea klassika. Klassikaline. Ja üleüldse Patreonis viimane osa, mis välja tuli, üks mu suuri lemmikuid on sellest, kuidas Savisaar kirjutas ühe surematu teose ja maksis endale selle eest honorari. See on väga lõbus lugu minu meelest, nii et kui te tahate meid toetada, siis patreon.com/suvariik. Seal on mingi 40 osa väljas praeguseks, mul on tunne. Ma ei oska arvutada, ma ei tea, ma kahtlustan, et umbes nii palju neid on ja hetkel umbes 10% on keskerakondlikud vargused, nii et ma võtan ennast kokku ja teen neid juurde. Minul on eelmisest, kusjuures kui vaatav lugeja vaatab, siis ta märkab ka, et siin stuudios on täitsa teistmoodi on kõik. Neljapäeval lindistatakse. Me istume lihtsalt veidras, isise punkris, musta taustaga, hõljume õhus. Me leidsime siit toolid, mis ei ole need sinised diivanid, mis on ära kulunud ja hädasti vajaks survepesurit. Me leidsime siit täiesti uued toolid ja me katsetame neid. Mul on natuke tunne, nagu ma oleksin kristlikus pereraadios või kuskil sellises kohas. Sa võid särgile selle paberi siia vahele panema, vaata. Siis on kristlik pereraadio. Siis sa saad rääkida, siis saad hakata sünnitamisest rääkima või midagi, mida see Markus Järvi teeb, ma ei tea. Sama vibe. Armas kuulaja. Jumal on armastus ja armastus on Jumal. Ja mis muud paremat saaks olla, kui olla koos Jumalaga meie rahvas ja... Otsa sai, ei tule rohkem. Minul on eelmisest korrast ja üle-eelmisest. Mul on mitmest korrast mitu vabandust kõigile meie kõrvade ja silmadega lugejatele ja esiteks. Ain Vaida nimel palun vabandust. Ain Vaida kõigepealt täpsustab. Teistud on vigu. Mitmeid vigu. Esiteks Ain Vaida täpsustab, et Anette Mäletjärve pastakad ei maksnud 100 eurot, et maksid 39 eurot. 39 eurot oli tema kampaania. Pastakad. Ja teine vabandus, ma tõesti ei teadnud, et lahvatab nii suur skandaal asjade pärast, mis meie podcastis öeldakse. Ja ma olen süüdi selles, et ma ütlesin, et tume šokolaad on rõve ja vastik asi ja mitmed inimesed kirjutasid mulle, Ann, sa eksid ja võib-olla te võite nii arvata ja ma ei ole teiega nõus. Aga üks kuulaja koguni ütles, et tumedat šokolaadi ongi parem varastada, sest seal on šokolaadi rohkem. Ja šokolaadi uba ise on see, mille hind on kõige rohkem tõusnud. See on tõsi, jah. Suhkur on ju sama selles mõttes enam-vähem. Ma teen siin Eesti 200 Lehtmega, kus nad olid nagu Lehtme vastu on tehtud meediakampaania ja meie toetame teda ja nii edasi. Nii et ma tegelikult toetan Ain Vaidat. Tegelikult must tume šokolaad on rõve. Et ma tean, et ma alguses esimese asjana tulin selle kaitsele, aga tegelikult Njammu on ikkagi piimašokolaad, valge šokolaad, mis ei ole isegi šokolaad, aga... Valge šokolaadis on uba sees ikka, muidugi on. Ma käisin šokolaadi muuseumis, kui ma olin Brüsselis. Eelmine aasta.
ma olen käinud kunagi Kalevi šokolaadimuuseumis ka. Nemad martsipanile seal värvida äkki. See ma ei mäleta, ma olin laps seal. Jaa, nemad ei öelnud sulle, et seal on šokolaad. Mille pärast me veel vabandame? Tead, mul rohkem ei ole vist. Nüüd on kõik hästi. Aga mul on nädala jooksul tekkinud hästi palju olmeprobleeme. Mul täna tulin autoga siia, sest mul on üks olmeprobleem. Ja autos kuulsin horoskoopi. Horoskoop ütles, et täna sina, Kaljukits, võiksid proovida olla taktitundeline. Aga ma hakkasin mõtlema, et ja nüüd ma ei ole üldse taktitundeline. Mul on tunne, et Märt Belkin, sind ei taba elus ükski olmeprobleem. Mul on tunne, et sul ei lähe asjad katki või kui nad katki lähevad, siis su kaasa tegeleb nendega. Ma ei ole päris kindel, kas me siin nisise punkris olles, et kas Ain Vaida taktitundeliselt ütleb, ma arvan, et sul varsti ei ole enam ühtegi olmeprobleemi, poisu. Ei, ma seda ei mõelnud. Mul on lihtsalt tunne, mul on tunne, et mina tegelen asjade parandamisega oma elus kordades rohkem kui sina. Aga ma ei tea, kas see on tõsi. Aga võib-olla asi lihtsalt... Ma arvan, et see pigem on tõsi. Ma ei ole väga hea, jah, nagu a la aukseina või siis aukklappida riietel, selles ma ei ole väga hea. Ma näiteks hiljuti panin ühe liistu, vannitoa ja koridori vahele, sest seal oli enne lihtsalt kole auk ja siis ma panin sinna liistu, aga siis liist oli uksele liiga pihtas, on ju. Siis oli vaja nagu tegelikult oleks vaja ust veitsa vähemaks lihvida, sest sealt nagu liist õhemaks enam ei lähe, see on kõige õhem, kõige odavam liist. Ja siis ma lahendasin seda sellega, et ma lihtsalt hõõrusin ukse alla küünlarasva. Ja nüüd käib kinni. Sest ma olen nõukogude inimene selgus. See on see, kuidas kunagi vanasti lahendati asju. Mul on olmeprobleem igal juhul. Mul läks üks plastikjupp katki vetsupaagis. Niimoodi, et see on 2 nupuga on ju, ja siis üks nupp ei tööta, sest mingi plastikjupp läks katki seal vahel. Ja siis ma guugeldasin pool tundi, kõigepealt ma võtsin selle paagi lahti, sest ma lahendan oma olmeprobleeme, et vaadata, mis juhtus ja siis ma leidsin, et nagu plastiktükk pooleks ja siis ma guugeldasin, üritasin seda varuosa leida ja ei leia, mitte kuskilt ei leia, on ju. Ja siis ma lõpuks kirjutasin selle tootja e-mailile, nagu teke on, teke, mina ei tea, kuidas seda öeldakse, kirjutasin tere, mis asi see on ja kus seda osta saab, sest ma tootekoodi ei leidnud ka, ta kirjutas vastu, tulge lihtsalt esindusse, annan tasuta. Kas te teadsite, et nii saab? Kas te teadsite, et nii saab, et sa lähed kohale, ta isegi ütle, mis jupp see on. Ja siis ma võtsin pool seda paaki kaasa, ma mõtlesin, et äkki ta kinnitab ära selle ka, sest tundus natuke keeruline. Mul on kotis jupp vetsupotti, ei ole jupp vetsu seda loputuskasti, mul on siuke tükk loputuskasti on kaasas. Kodus on auk, seal saab nuppu üles tõmmata ja töötab. See on minu nädal, ma lihtsalt räägin oma nädalast. Ei, see on väga äge. Ja mina ei ole teinud sellest asju. Pärast seda lähen ostan fonoluku ka veel. Mul on fonolukk, aga see töötab 1 nurga all. Siis ma lähen ostan uue. Panen selle ka seina. Siis äkki töötab 2 nurga all. See on mu elu. Sest ma oman kodu. Ja rääkides... Mina oman ka kodu ja last but not least oli see... probleem. Liist oli see, mis alguses panid. See fonolukku teema oli siis lääst, aga see ei ole liist. Ei, see mitte kumbki neist ei ole liist. Tähendab, liist ise oli liist. Liist, okei, mul on neid probleeme, mul on Exceli tabel neid probleeme täis. Sul on liist. Liistud on pandud. Asjadest. Teised liistud ei ole pandud. Räägime uudistest ka või? Sorry, ma lihtsalt rantisin. Ja võime rääkida vist küll, jah. Mul oli sünnipäev ja siis see oli 4. novembril ja siis 6 erinevat inimest tegid mulle sama nalja, mis oli hea nali tõbenest. Kas siis lähed nüüd linnapeaks? Advanced variant sellest oli, kas lähete siis Viilmaaga koos linnapeaks või kumb teist läheb? Viilmaa on laual või? See oli nali pigem vist, jah. Aga see on siuke, ütleme, kollektiivses teadvuses. Sellele inimesele ma sain vastata, et loomulikult me Viilmaaga teeme selle Pärnu stiilis pooleks. Niimoodi, et me oleme Jeesus, tema on Jee ja mina olen Sus. Aga siis selgus paar tundi hiljem pressikonverentsil, et nad plaanivad literaali teha seda mitte küll Viilmaaga, aga seda, et nad roteerivad 2+2 Pärnu stiilis.
siin on mis oli väga naljakas, ma teen nalja, ega see osutus tõeseks, vaata. Ma mõtlesin, et see nali oli pärast seda, kui nad olid selle juba ära teinud, jah. Aga vaata, Viilmal on ka Tallinnas liiga palju kinnisvara huvisid. Ta ei saaks ka, ükski ettevõtja ei saaks minna. Tead, see on nagu naljakas, et see valimisring on nagu tekitanud nii palju uusi kontseptsioone Eesti valitsemisesse. Täpselt nagu see roteeruv linnapea koht on ju, mis on täitsa ulme kokkulepe, aga selgus, et nüüd Tallinnas ka ja nagu huvitaval kombel see 2 aastat, mis on Isamaa linnapea on ju. Huvitaval kombel see kuidagi nagu millegi tõttu ajalises raamis läheb kokku Riigikogu valimistega. Et Keskerakonna linnapea jätkab pärast Riigikogu valimisi. Kas võib olla sellepärast, et Mihhail Kõlvart ei taha tulla Riigikokku, vaid tahab linna juhtida? Ma lihtsalt mõtlen paljult. No ma arvan, see mõtleb võib-olla õiges suunas, jah. Päris huvitav on see... Ja vaata, Reinsalu võib-olla ei taha tulla enne Riigikogu valimisi linna juhtima. Ta ei tahagi vist tulla linna juhtima, et nii tema kui Solman taanduvad vaikselt ennast sellest positsioonist. Mis on... Ja nad on öelnud, et nad vist linnapeaks võtavad kellegi, kes on parteiväline isik. No see on nagu huvitav jah, et kõigepealt lubas üldse mitte keskiga teha, ütles, et mitte hääletamine on Keskerakonna hääletamine, tule vali Isamaa, ütles Reinsalu. Ja siis ta oli linnapea kandidaat ja nüüd öeldakse, et kuulge, et teil on võimalus linnapeaks ja kusjuures ma nägin mingit intekat või mingit asja, kus Kõlvart ise ütles ka, et tema meelest oleks väga tore, kui Isamaa linnapea oleks Urmas Reinsalu, mis on ülinaljakas. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kui Mihhail Kõlvart saaks sellega hakkama, et Urmas Reinsalu tuleb linnapeaks, tuleb Riigikogust ära ja siis Mihhail vahetaks ta 3 kuud hiljem mõne muu partei vastu, siis Urmas Reinsalul ei olekski enam ühtegi töökohta. Siis ma oleks selle koalitsiooniga väga nõus. Kui ta saaks nagu sellise shuffle'iga hakkama. Sest vaata, Jevgeni tuli ära Riigikogust, et linnavolikogu juhtida ja siis pärast linnapea olla. Et Urmas Reinsalu võiks ka tulla linnapeaks. Ja siis üle saada. Aga tegelikult loomulikult see on väga hea. Isamaa võtab võimu Tartus, võtab võimu Tallinnas. Ainuõige käik, eks ole, Eesti rahvas tugev, me liigume edasi, aga Isamaal on oma terroristid, neil on oma siuke Isamaa bin Laaren, kes on Mart Laar, kes ütleb, kokkuminek Kõlvartiga on mulle vastuvõetamatu, see on vale samm. No, Mart Laari sõnul võib katse Keskerakond soost tagasi tee peale sikutada õilis olla, kuid tegemist on niivõrd kolossaalse pingutusega, et ta kahtleb, kas sellest kellelegi kunagi jõudu jätkub. Eesti Päevalehes kirjutab Mart Laar. Ta ütleb, olen korra tagasi astunud peaministri toolilt, kui mu valitsuspartner aitas vastupidiselt varasematele lubadustele Tallinnas võimule Keskerakonna. Nüüd pole mul kuskilt tagasi astuda, saan ainult liituda nende Reformierakonna asutajaliikmete kooriga, kes oma erakonna mõne otsusega nõus pole. Samas pean tunnistama, et selle alternatiiviks pakutud nelikliit nüüd just kah eriti hea lahendusena ei tundunud. Korra midagi sellist juba proovitud ning eriti hästi see ei töötanud. Kõik mäletavad ilmselt sotside ja Reformierakonna suveetendust, mis Keskerakonna toetuse Tallinnast taevastasse kõrgustesse lennutas. Ei tahaks seda ausalt öeldes uuesti läbi teha. Sellest vaatamata on kokkuminek Kõlvartiga ikkagi mulle vastuvaatamatu. Oleksin pigem eelistanud opositsiooni jäämist, kuigi tean ka kõiki sellele esitatud vastuargumente ning ohtu Tallinn täieliku kaasusse jätta. Alati pole kõige praktilisemana tunduv lahendus nimelt kõige õigem, ta ei pea isegi olema kõige praktilisem. Ta kuidagi hakkas natuke ringi käima siin, aga jah. Ei, see on arvas, et ta nagu tunnistab, ta nagu saab aru, et praeguseks väga suur osa kõikide erakondade asutajatest on mingi, mida te teete? Mis asi see on? Ja kes sotsid asutas üldse? Mina ei tea, mis mõõdukas sotsid tegi. Andres Tarand. Ei, ma mõtlen, et Andres Tarand saaks olla see. Andres Tarand ja mingi Marjustin. Liia Hänni tundub nagu olevat, aga ma ei tea, kas... Lauristin ja... Lauristin kogu aeg... Eiki Nestor ka võib-olla. Nemad võiksid öelda, et... Kogu aeg kõige vastu. Väga halb on. Kohe vaatame, kas siin on kirjas. Siin on mingi manifest, mis on sotsiaaldemokraatia, no jaa, aga... Anna ajalugu. No siin on kirjas, et kuradi jõuluvana oli ka sots või midagi raudselt, noh vaata.
nii, järjepidevuses, paguluses. 1990 aasta septembris liitus 3 erakonda kokku Eesti Sotsiaaldemokraatlikuks parteiks, esimeheks Marju Lauristin. Vot, nii. Ja ma arvan, et rohkem polegi vaja teada. Noh, siin on jah Andres Tarand ja Eiki Nestor, Liia Hänni ja Aldo Tamm olid mingis esimeses valitsuses ja tead, Marju Lauristin sobib. Ma arvan, Marju Lauristin ütleb ka tihti asju, mis üllatavad. jah, nad võiks öelda umbes, et aga miks Läänemets, kui ta on Kesk-Eestis, ta on Toompeal, ei ole Läänes, metsa ka ei ole. Valetatakse rahvale. Valetatakse. Miks see on nii? Ja teiseks, ega Mart Laari antipaatia Keskerakonna vastu on ammu teada asi ja sellestki kuuleb meie Patreonis, kui Mart Laar tulistas Savisaare pilti. Keskerakonna ei ole väga alles neid vanu tegijaid, kes saaks olla asutajaliikmed, kes nagu tead, Enn Eesmaa on vist jätkuvalt seal. On Keskerakonnas veel või? Tead, ma räägin sulle ühe uudise. Ma räägin sulle ühe toreda uudise, sest Eestis ikkagi pärast valimisi tehakse uuenduslikke moodustisi valitsusteks, eks ole, nagu me siin nentisime. Siis lugesin uudist Delfist, artikli pealkiri ja nüüd, kui te ainult kuulate, no tähendab, ma ei viitsi seda pilti nagunii siia panna, ma kirjeldan. Artikli pealkiri pärast reklaami sulgemist, superpakkumised Rocca al Mare Keskus ja T1 Selveris. Nii. Meie nägemused on erinevad. Keskerakond saatis Jõelähtmel Reformierakonna pikalt. Selline artikkel Delfis Elisabeth Voomets kirjutab. Ja pildi peal on siis Andrus Umboja Reformierakonnast ja siis siin kõrval on Jaak Aab, kes ta kätt surub. Ja mul võttis nagu 5 sekundit aega, et ma lugesin pealkirja, et Keskerakond saatis Reformierakonna pikalt. Jõllitasin Jaak Aabi, mõtlesin, oota. Mis erakonnast on? Sest see on ju keskerakondlane. Aga surub kätt, mis toimub? Lõpuks mulle meenutati, et tegu on sotsiaaldemokraadiga. Ja see on okei. Mis Jõelähtmel juhtus on see, et oli siis koalitsiooni läbirääkimine, kus laua taga istusid Reformierakond, Sotsid ja Keskerakond. Jõelähtmel on kokku 19 kohta, need kõik koos 3 oleks 12 kohta. Keskerakond ütles, teate, meile see ei meeldi, mis te siin teete, me võtame oma 2 kohta ja lähme ära. Ehk siis Reformierakond ja Sotsid on kokku 10 kohta, nad jätkavad läbirääkimisi, tundub olevat hästi. Aga pärast seda, kui Keskerakond läks opositsiooni poolele üle, kus on siis 9 kohta, siis nad said opositsiooni teiste poliitikutega kokku ja loen imelise idee ette. EKRE, Isamaa ja Keskerakond, need on kõik opositsioonis Jõelähtmel, on samal ajal jõudnud kokkuleppele ja teinud ettepaneku moodustada laiapõhjaline koalitsioon. Nende sõnul võiks liikuda sellega kõik erakonnad, ehk siis ka Reformierakond ja Sotsid. No jah. Lihtsalt tuleme kõik kokku. Esindame 100% sellest kohast ära. See on nagu Maleva filmis. Jõelähtmel, tulge kõik. Lähme hiide. Lähme vallavolikogu. Teeme ühe suure koalitsiooni. Sest vaata, suur koalitsioon tähendab seda, et sul on 80%, et sa jätad need kuradi AFD välja või no mingid siuksed on ju Saksamaal vahel tehakse Grandes koalitsiooni on ju, whatever. Aga kõik. Et me siin saime opositsiooni omadega saime kokku ja jõudsime kokkuleppele. Te võite ka tulla valitsema. Kuule, me oleme siin natuke vaadanud seda asja me siin mõtlesime, et me nüüd teeme koalitsiooni, et te võite ka kampa lüüa. Kõik on oodatud. Kõik on oodatud, jah. Võtke kaasa hea tuju ja... Kogu linn. Siuke geniaalne mõte Jõelähtmelt. Jaa. Tallinnas saab see linnavalitsus ka väga fun olema ikka. Sest et neil on natuke paigast ära see jõudude vahekord. No okei, kunagi sotsidel ja Keskerakonnal oli ka. Meenutame, et tõesti siin nagu Reinsalu on väga osavasti ära tabanud selle, et sotsidel
mingis mõttes nagu seda moral high groundi väga ei ole, eks ole. Ma vaidlen sulle vastu, sest tollel hetkel ei olnud muud matemaatilist võimalust teisi kokku panna ilma EKRE-ta. Meil on kõigil meelest ära läinud, sest Michal väitis ka seda vahepeal, aga tollel hetkel oli Keskerakonna fraktsioonis palju rohkem liikmeid, ja nad kõik ühel hetkel tulid ära ja siis tekkis üldse matemaatiline võimalus luua see esimene nelikliit. Et öelda, et aga sotsid olid ka, on nagu tore öelda, aga tollel hetkel Kesk ja EKRE et see ei olnud, seal ei olnud varianti teha seda nelikliitu selles mõttes. Michalist rääkides, siis Michal sattus oma miniskandaali. Nimelt ta oli aktiivne sotsiaalmeedias ja ta kirjutas, et ta jagas fake reklaami. Hea valija, täname sind usalduse eest ja sama. Kirillitsas oli see. Ja see tegi väikese pahameele tormi ja ma ütleks, et põhjusega. Ma ütleks ka, jah. Urmet Kook kirjutas väga hästi ERR-is sellest, et isegi kui Eesti mehel eesmärk oli teha ära oma peamisele poliitilise oponendile, siis sildistada 4% Eesti elanike ebausaldusväärseks on peaministrist vastutustundetu. Ja see on lihtsalt see, et sa oled peaminister ka, et sa ei ole lihtsalt poliitik, sa ei ole lihtsalt Riigikogu liige, sa ei ole lihtsalt valitsuse liige, sa oled peaminister, et see on nagu kõige rohkem nagu esindusfunktsiooniga Riigikogu esimees on võib-olla isegi rohkem esindusfunktsiooniga. Ja kusjuures ta double downis ka, ta käis esimeses stuudios ja ütles seal, et Reinsalu sõna on aus nagu Venemaa valimised ja ei nõustunud, et sotsiaalmeedias Isamaa erakonna nime kirjutamine slaavi kirjas oleks läinud üle piiri. Vahendab meile uudisteportaal. Okei. No jah. Tal ei ole midagi kaotada. Tal ei ole. Kuhu ta enam kukub? Jah, ta ütleb, et ma ei ole teab, mis Ossinovski fänn, aga ma arvan, et linnavalitsus oli siis orienteeritud pigem edumeelsusele, tulevikule, erinevatele uutele lahendustele, mitte vana hea kaadri tagasi toomisele. Kuule, Michal, kas Pärtel-Peeter perele ka ütlesid seda, et tegelikult Ossinovski on pigem siuke edumeelne vend. Pigem hästi. Äkki ei ole vaja nagu jamada seal. Kuule, ma tahan Ossinovskist rääkida sulle või on sul veel Michalit või? Ma lihtsalt saatejuht küsis, kas ta läks üle piiri, kui sildistas sotsiaalmeedias Keskerakonda viisnugaga ning kirjutas Isamaa nime slaavi tähtedega. Siis ta ütles, ma ütleks, et iroonilise meemi tegemine. Ei, ma ei põrutanud kindlasti üle joone. Ma olen irooniline ja kavatsen ka edaspidi olla. See tulemus, et Reinsalu valides saad Kõlvarti, ma arvan, et see on väga kohaselt tähistatud. Ma olen irooniline ja kavatsen seda edaspidigi olla. Moral high ground. Mida sa siin nagu, mida sa kaitsed? See on siuke, see onu Heino sketš ikkagi tuju rikkujas Johohoi või mis ta ütles seal? Johaidi, jah. Johaidi Euroopasse. Johaidi Euroopasse. See on nagu veits nagu Johaidi. Ma olen irooniline ja kavatsen edaspidi ka olla Johaidi. Kuule, Jevgeni Ossinovskist rääkides, vaata, Delfi võttis vastu eetikakoodeksi ja lubab mitte clickbaitida ja on selgunud minu jaoks Delfi suurim clickbaiter. Vilja kuradi Kiisler raisk tegi seda jälle. Mäletad, üle-eelmine kord oli mingi pikk paus oli tal, on ju. Ma ei mäleta, kes see pika pausi pidas enam. Reinsalu Urmas. Urmas Reinsalu pidas pika pausi ja nüüd järgmine Vilja Kiisleri clickbait. Ta ei suuda ennast tagasi hoida, ta peab clickbaitima. Pealkiri, video. Jevgeni Ossinovskit tabab taltsutamatu naeruhoog. Ja siis on välja klipitud 28 sekundit. Vilja Kiisler küsib Jevgeni... No see ei ole clickbait. On. Ei ole ju. Sest naeruhoog ei olnud taltsutamatu. See oli täiesti tavaline. Ma ootasin, et hakkab seal taltsutamatut naerma ja ta ei hakanud. Ta lihtsalt tegi vähem natuke isegi. Isegi vähem kui see või? See ei olnud midagi ju. Jah, no ta tegi pikemalt, aga vähem. Nüüd on küsimus, jah, mis on taltsutamatu, kas see on nagu kestvuse küsimus või nagu intensiivsuse küsimus? See on kõige küsimus sellest, kas keegi tahab taltsutada. Kas leiduks see taltsutaja, kes taltsutaks seda? Kes taltsutab taltsutaja? Vilja ütles, Jevgeni, ma ei saa seda intervjuud jätkata, sa pead taltsutama oma naeruhoogu. Ütles või? Ei. Ei öelnud. Aga ta küsis Jevgenilt, et kas sinust võiks saada president?
See on väga naljakas küsimus. See jääb kõiki naerma, ma arvan. See on täiesti loogiline, aga igal juhul clickbait jälle, nii et ma ootan järgmisi 28-sekundilisi klippe Vilja intervjuudest. Nii tore. Kuule, me räägime veel uudistest, on ju. Kas sa muidu oota, ma kohe vaatan, mis sa muidu TVN-i vaatad või? TVN-i? Ei, mina ei vaata TVN-i. Ma ei tea, kas enam saab vaadata. See on Oleg Bessedini telekanal. Oleg Bessedin vahistati, siis on ju see uudis tuli mingi eile või üleeile. Eile hommikul vahistati. 3 päeval. Ja, me lindistame ikkagi 4 päeval. Ja minu jaoks oli suur üllatus, et Oleg Bessedin ei ole juba vahistatud. Minu teada me oleme nagu aastaid on nagu räägitud, et kahtlane vend ja siis on nagu ta on Kapo aastaraamatus 2011 aastal juba vist pildil, kui ma ei eksi, või oli 10 või mingi siuke, 10 aastat tagasi. 2025 aasta maikuus kirjutab Martin Laine kirjutab Kremli infomuula pereäri saladus, seda nuumab nii Eesti kui Venemaa maksumaksja, kus ta kirjutab lahti, kes kõik tellivad teenust ja et kuidas sinu ja minu raha läheb sinna alla ja Tallinna linn on maksnud asjade eest ja nii edasi. Vahistamise käigus võeti kodust Oleg kaasa ja leiti kodust suur hulk sularaha. Ühes uudises oli kirjas seal hulgas 100 000 rublasid. Aga mulle meeldib see idee, võtta Oleg kaasa ja siis sa leiad sularaha. See on nagu umbes nagu narkokoajad toimivad, aga sul on nagu üks Oleg, kes on nagu, kuule, vaata siia, kas siin on sularaha? Aga tal oli 100 000 rublasid, mis tundub nagu suur asi ja siis sa saad teada, et rublakurss on 1 100-le ja siis sa mõtled, nagu 1000 eurosid. Mis on fair enough, ta on nagu suht töötuna arvel, siis on ikkagi palju. Kui sa tegeled infoappide asjadeks, ma ei tea, võta dollareid või midagi. Ja see oli ka minu mõte, et nagu miks sa üldse oled nõus rublasi vastu võtma Eestis? Mida sa teed selle rahaga? Kõige halvem raha, mida pesta ka nagu lähed lihtsalt, lähed panka ja oled nagu tervist, ma sooviksin vahetada väga suure koguse Vene rublasid, jah just Venemaa Föderatsioonis, millega ma ei ole kuidagi seotud. Jah, minu nimi on Oleg Bessedin. Ja ma ei ole seotud Venemaaga, tead. Ma ei ole seotud Venemaaga erinevalt sellest, et loomulikult Kapo aastaraamatus on mind mainitud, aga jah, ma sooviksin selle suure koguse Venemaa Föderatsiooni rublasid vahetada tegelikult eurokopüürideks. Sest Venemaal käib ju ka kogu äri dollarites ju. Või eurodes, või dollarites, või Šveitsi frankides. Et nagu ma saan aru, vaata on mingid kuurortlinnad, kus kehtib mitu kupüüri korraga, on ju, et sul saad toltsides, saad eurodes, saad rublades, on ju võib-olla kuskil Türgis, ma arvan. Aga saad dollari... Ma saan varsti raporteerida. Võta, sa oled Türgi või? Ma lähen jah, kõige basikumale. Sa oled Antaaliasse või? Ja. Nice. Ja. Ma ei ole kunagi teinud sellist asja. Ma ei ole ka. Aga liira kurss langeb. Vist on langenud, on nõrk, see vist on väga euro on teemas vist. Nice, langenud kurss. Nice. No vaata, võta oma rublad ka, võta oma 100 000 rublad kaasa. Et nagu, jah, sa ei saa... ma usun, et seal Antaljas on tõenäoliselt ka väga palju rublasid, jah. Ma arvan jah, et sa saad vene keele selgeks ja rublasid kasutada ja... Me läheme pärast ametliku turismihooaja lõppu, nii et suht vist kõik ekskursioonid on vene keeles, mis on saadaval, aga see on okei. Side track. Mind täiesti vahmustab see, et vaata, kui sa oled Türgi ametlik lehti, siis nad teevad mingisuguse huvitava mentaalse triki sinuga, kus nad räägivad sellest, et siin ja seal on Rooma asjad. Asjad on kas Rooma asjad ja siis pärast seda tulevad Türgi asjad. Istanbul ja Konstantinoopol. Jaa, ei nagu, umbes, et Rooma aegne see ja too. See toimib, kahel väga loogilisel põhjusel, esiteks nagu Kreekat ei ole eksisteerinud, Kreeka kultuuriruumi ei ole eksisteerinud. Väga loogiline. Kunagi oli Rooma ja siis on Türgi. Okay. Makes sense, makes total sense, aga see toimib vist sellepärast ka, et nende keeles ja paljudes keeltes ja tehniliselt on see ju tõene, Bütsants oli lihtsalt Rooma. See tähendab seda, et sa ei anna Kreeka kultuurile seda, sa ei pea Kreekast rääkima, sest kõik on Rooma asjad. Kas nad on Kreekaga tülis või? Ma ei tea midagi. Ajaloolises mõttes küll, jah. Ma ei tea. Okay. See on veits nagu see... Kas nad kõik... ma tean, et nad nagu...
nagu genotsiidisid armeenlasi, aga... No neil Kreekaga ka igasugu asju tehtud. Okei, selge. No nad peamiselt tulid ikkagi, võtsid üle 11. sajandil. Kreeka 15. sajandil Konstantinoopoli ja enne Anatoolia. Okei. No jah. Kreeka kultuurilise taustaga alad. Igatahes, jah. See oli huvitav asi, et ma panin tähele lihtsalt, et neil on Rooma ja siis on Türgi. Jaa, nii, kas mul on veel midagi rääkida sulle? Ma tegelikult lõikasin sulle rängad sisse, ma rääkisin hõbladest, aga tegelikult ma rääkisin ära juba hõbladest. Ei, ma tahtsin edasi rääkida sulle järgmine uudis siis, kuna tegelikult paljudel, tähendab mitte paljudel, loen uudise ette Karoliina Vasli Delfis pealkiri Maardu keskerakondlik linnavõim on Bessedini perefirma püsiklient. Linnapea, tahame nüüd lepingu lõpetada. Sellel aastal on Maardu linnavalitsus maksnud Bessedini ema firmale 18 000 eurot. Ja Bessedini ema firma on ju tehniliselt, see ei ole Bessedini firma, aga Bessedini ema firma haldab telekanalit TVN, mille nagu tegija on Oleg Bessedin. Selles mõttes sa ei saa öelda, et see ei ole Bessedini oma, on ju. Ja siis küsiti linna pealt, et nüüd, kus Bessedin on vahistatud, et äkki te siis tahate nagu, et mis värk siis on, kas koostöö jätkub? Ja linnapea ütles, et tead, et koostöö tõesti tahame katkestada, aga põhjus ei ole mitte selles, et Bessedin on vahistatud, vaid põhjus on vaataja numbrite väiksuses. Et reaalselt ta ütles, et oleme olukorda põhjalikult hinnanud ning valmistame ette muudatusi linna meediateenuste korralduses, et tagada kommunikatsiooni usaldusväärsus ja vastavus tänapäeva ootustele. Ja siis nad räägivad seda, et nad tahavad lepingu lõpetada, aga nad vaatavad, et leppetrahve ei taha nagu maksta, on ju. Et vaatavad, mis see kõige mõistlikum viis seda teha on. Leping sõlmiti aastaid tagasi, tollel hetkel oli teenus võrreldes kõikide teiste kanalitega taskukohasem ja see kanal olevat populaarne venekeelse sihtrühma osas, aga väidetavalt siis praegu on nagu see probleem, et elanikkond muutub, noored vaatavad mujalt oma asju, et vaatajanumbrid on nii väiksed, et nad ei taha selle pärast jätkata. Ja ma tahaksin ette lugeda siis ka ühe kajastuse, mida kujutab endast saade Maardu uudised. Delfi ehk siis Karoliina Vasli vaatas ära 2 saadet, 10. oktoobri saate ja 17. oktoobri saate. Napilt enne valimisi toimunud saated ja Maardu uudistes sai siis näha 10. oktoobril näiteks, et Sin Kerra on siis selle linnapea nimi. Mis asi? Sin Kerra on perekonna nimi. Sin Kerra, jaa, see on hästi huvitav. Kohe. Ilma sõjata. Aurika Sin Kriips Kerra. On ju, see üks on, ei ole ilma sõjata. Siin on Hispaania Kerra on. Mis keeles Kerra? Kerra on, on ikka jah. Sin Kerra ilma sõjata. Rahu poolt. Aurika Rahu poolt. Sin Kerra, ehk siis Aurika Rahu poolt. Pehmelt domineerib. Auhulaev Rahu poolt. Aurulaev Rahu poolt. Jube keeruliseks läheb see pealkirja panemine sellele osale ikka. 10. oktoobri saates õnnitleb ta õpetajate päevaga seotud pidulikul üritusel haridustöötajaid ning seejärel annab enam kui 5 minuti pikkuse intervjuu linna hariduselust. Lisaks näidatakse saates, kuidas ta allkirjastab koostööleppe ühe erafirmaga ja jõuab muude tegemiste seas avada uue jalgrattatee. 17. oktoobris on teda vähem, aga samas kõige märgilisemas lõigus. Maardu kauaaegse linnapea Georgi Põstrovi sünnipäeval viidi tolle mälestussamba juurde lillesülemid. See oli siuke linnapea saade. Ja siin on ka tore infokilluke, et praegu on Maardus siis Keskerakonnal 20 kohta 21. Ja siis opositsioon on üks kurb sotsiaaldemokraat. Kuidas seda koosolekut ütles? Lähed, istud seal, ütled, ei meeldi. Ei meeldi. Ehk siis kahjuks lõppevad ära Maardu uudised, kus me saame teada, mida Aurika veel teeb. Ei saa rohkem seda infot kätte Oleg Bessedini telekanalilt, sest vaatajanumbrid on madalad. Mitte sellepärast, et Oleg on kapo poolt arreteeritud. Väga kurb.
niimoodi hävitatakse ausa vaba meedia. jah. mis vist ongi see kaitse, mida ta kasutab, et ta läheb selle ullikese kaitse peale, et tema arvas, et ta teeb lihtsalt iseseisvat ja vaba meediat, mis rublade eest. Sa teed seda rublades. Kuule, aga välismaalt on ka ju siuke uudis on, et meil on üks kuninglik tegelane on vähem. Kuningas Charles pani prints Andrei, ei ole enam prints. See on nii vana uudis, ei ole? No see on eelmise nädala uudis selles mõttes või selle nädala alguse või midagi. Aga see on minu arust märkimisväärne. Ta ei ole midagi enam. Ta on lihtsalt Andrew Windsor edaspidi, mis on awesome. Väga äge. Ja BBC Royal Correspondent ütles, et et kõlakate järgi on see sellepärast, et kuningakoda ajad lihtsalt rängalt närvi see, et ta ikka ütleb, et ma ei ole midagi teinud, kuigi ta oli väga ilmselgelt teinud ja see inimene tappis ära ennast. Aga ta on nagu ei, ma ei ole midagi teinud. Ma ei tea selle story nagu detaile, aga lihtsalt, mul ei ole vaja, ma tean, et ta on rõve inimene. Aga lihtsalt see on hea asi, mida teada selles mõttes lihtsalt, et see on ikkagi märgiline sündmus. Nagu. No, sest nad ei viska nii tihti, sa ikkagi oled ringkaitses tavaliselt ikkagi omadega, vaata. Just nii, sa ei viska kunagi välja. Ta ei ole vist kunagi, mõne on ikka välja visanud või? Nad viskasid ju selle välja, ei visanud või? See on ju välja visatud, see astus ise välja või? See üks prints. Harry või? No ta läks ise ära või? Jah, aga ta ei ole ka nagu full kankel, vaata. No seda küll, jah. Võtame prints edasi või? Exiled lihtsalt. Pigem on, jah. Okei, selge. Tal tiitlit ära ei võetud, ütleme. Seda His Royal Highness tiitlit minu arust küll mitte, aga ma võin võib-olla eksida siin ka. No jah. Aga igatahes see oli mingi asi, mis tekitas mulle rõõmu ja nagu, nii saab ka. Välismaalt veel. Ameerika Ühendriigid. Zoran või? Mamdani! Jah. Vasakradikaalsete ideedega nagu tasuta buss ja lasteaiakoht. Jah, Mamdani võitis New Yorgis valimised. Ta on väga vinge. Ta on demokraatlik sotsialist. See on sotsiaaldemokraat. Suhteliselt mild. Eesti kontekstis ikkagi, jah, ta lubab tasuta lasteaia kohta ja tasuta bussi ja midagi veel võib-olla, aga sotsiaalkorterid. Aga tal juhtus väga-väga naljakas asi. Ta mitte temale ei juhtunud. Tema vastu kandideeris Andrew Cuomo, kes on ka demokraat. Ta on vist praegu independent ballotil. Oli independent ballotil, aga selgelt demokraat. Teda toetasid Bloomberg ja sarnased tegelased, ehk siis see nii-öelda traditsiooniline demokraatide establishment. Ja siis Trump endorses teda. Ütles, et valige parem tema, et poisid, valige parem halb demokraat kui kommunist. Ja siis Cuomo oli nagu, ei, Trump ei toetanud mind üldse. Ei, Trump ei toetanud mind üldse, mitte kunagi. See vabariiklaste kandidaat oli lihtsalt mingi hull mees. Ja see oli täiesti paluline. See oli nii naljakas. Ma olen mingit videot näinud, ma olen ühte videot näinud, kus ma ei mäleta, mis ta ajab mingit täiesti suvalist kelbast, aga mulle meeldis see ta intervjuu andmise stiil, kus ta mingi minu ajal kuradi 80-ndatel kõik taksojuhid stääbisid üksteist. Mingi sugust täiesti suvalist kelbast ajas. See oli väga fun. Aga ma saan aru, et see Mamdani siis võitis pikema puuga pigem, et 50 prossa versus 40 prossa, et seal 10 prossa vahet on päris palju, on ju. Tubli töö. Jah. Sa oled nii rõõmus, mis toimub? Ma lihtsalt, ma mõtlen Mamdanist ja sellest, et demokraadid sai ja Mamdani, kes on veits, ka esindab dirtbag lefti, hästi natuke. Ta on nagu siuke dirtbag left, kind of, sort of, hästi õnneb. Ta on nii nice, ta on liiga tore selleks, et olla seal nagu täitsa. Aga tead sa? No see on nagu sama AC käis ka aga ega võib-olla vahet ei ole, aga ta ütles siis, kui ta tegi oma pöördumise Brooklynis, siis ta ütles, et Donald Trump, kuna ma tean, et sa vaatad, siis mul on lihtsalt sulle 4 sõna, pane heli valjemaks või turn the volume up.
mis oli hästi äge. Ja Trump ilmselt oli vastamas sellepärast, et ta tweetis oma Truth Socialis so it begins. Umbes samal ajal, kuidas ta ütles. Mis on naljakas. Aga ei, ja see teeb mind pigem väga rõõmsaks. 34-aastane ka vist alles või midagi, et metsikult lahe ja võt, kui tore. Kujuta ette, kui suures linnas oleks sotsiaaldemokraatlik linnapea. Kujuta ette, kui Tallinnas oleks sotsiaaldemokraatlik linnapea. See oleks päris huvitav. See on oi, kui mõnus oleks. Sa hakkas kohe podcasti tegema. Ma tean küll sind. Kohe, kui tuleb sotsiaaldemokraatlik linnapea, hakkad Ann ei saa lihtsalt vastu panna, kohe läheb podcasti. Kohe hakkab podcastima. Mul on üks uudis ka veel. Ma tahtsin Reinsalu kohta meenutada seda, ma kahjuks ei screenshotanud seda, aga ma loodan, et ma ei mõtle seda välja. Aga ma olen päris kindel, et sellel samal pressikonverentsil, kus Reinsalu rääkis sellest, et nad almastavad Keskerakonnaga koalitsioonikõnelusi. Tal küsiti Parvel Pruunsilla kohta ja Reinsalu ütles, mälu õige tsiteerin, olen üsna kindel, et ma olen õigesti meeles. Vaata pärast järgi. Parvel Pruunsilla rolli Eesti poliitikas ei tasu üle demoniseerida. Mis oli nagu see, et Reinsalu kasutab ainu keerulisi sõnu, see on põhivärk. Kõnetoru Instagramis oli ka hiljuti väga hea postitus selle teemal, kuidas erinevad Eesti poliitikud räägivad ja see, et Urmas Reinsalu räägib hästi keeruliselt meelega. Aga seal tal oli mingi ajulühis vist, sest ma saan aru, mida ta tahab öelda, aga see kõlab nagu, et ta ütleb, et ei ole suur asi, ei ole päriselt suur. Ärge mõelge üle, on ju. Aga see, mida ta tehniliselt ütleb, on see, et ta ei ole antikristus. ja, äge nüüd, ei, no see roll on väga okei. Mul on üks uudis veel. Üks uudis on veel, Pille Ivask Ekspressis kirjutab sadamafirma suur saladus, kaater Hispaanias ja tuntud poliitiku kahtlased arved. See räägib Pärnu sadamast, kus kuulati pealt, mis seal toimub ja Isamaa poliitik Tartust, praegu Tartus paneb koalitsiooni kokku Kaspar Kokk, on kuidagi nagu natukene seotud sellega ja ma tahaksin lihtsalt välja tuua ühe koha siin artiklis. Isamaa sadam, nii. Näiteks äratasid Keskkriminaalpolitseis huvi kallid konsultatsiooniteenused, mida pakkus Pärnu sadamale firma Hades OÜ. Selle omanik on Isamaa poliitik, Tartu piirkonna esimees ning endine tippsuusataja Kaspar Kokk. Mitu aspekti. Esiteks, ta OÜ on Hades. Põrgu. Allilma õigemini. Allilma, Hades on, kas Hades ei ole nagu see allilma nagu juht või? Bossman, jah. Jah, the Bossman. No nagu lihtsalt sa ütled otse nagu for evil, on ju, väga tore. Ühtlasi oli Kokk toona Pärnu sadama nõukogu liige. Hadese abikaasa, mille ta siis erinevatest mütoloogilistest allikatest, kes ära röövis või mitte, et tal on ta oli see sama, mis mul juhtub mõnikord, kuidas saab Jaak Aabile väga tõusat helistada, ehk siis sellise Persefone. Okay. Netflixis on üks veitsa kehv sari Kaos, mis on hästi naljakas. Ei olnud veitsa kehv, see oli väga tore saade. Ei, ma hea meelega vaataks teist hooaega. Aga seda ei tule. Sest see oli veitsa kehv. See ei olnud veitsa kehv, see oli fun. Ta oli fun. Ma olen nõus, et ta oli fun. Ta oli hästi loovalt tehtud maailmaga. Ja isegi kui ma Jeff Goldblumi kõrvale jätan ja ma tean, ja me vaatasime seda lihtsalt sellepärast midagi vaadata, kui meil oli hästi väike titt ja see oli nagu siuke, et see oli nagu fun, aga midagi oli nagu puudu, see oli natuke Ameerika publikule tehtud. Orfeus oli staadioni rocker, kes tegi Imalat. See oli väga lahe. See on ju väga cool, nagu mingid sellised asjad. Ei, no mulle meeldis see ka, et see, mina ei tea, Neptuun või mina ei mäleta, mis see kuradi veejumal Poseidon on selles keeles. Neptun on meil Roomas, jah. Ja teil seal Istanbulis. Neptun oli kogu aeg märg. See on naljakas lihtsalt, on ju. Aga seal natuke, see oli veitsa anyway. See selleks, meie esimene suurem tüli on ära peetud. Esimene pärast seda, kui sa läksid linnapeaga podcast tegema. See on tegelikult okei. See on okei, ma olen andestanud selle.
nii, anyway. Tegelikult ma... Hades OÜ siis kirjutas, ma lihtsalt... ta on ise nõukogu liige ja ta teeb Pärnu sadamale arveid, kus ta peale kirjutab konsultatsioon, mis on täpselt see raha ülekanne, raha. aga mitu tuhat eurot niimoodi välja tõsta nagu Pärnu sadamast. See on uskumatu. Ja siis Maksuamet ütleb, et tead see, kui keegi kirjutab arve peale konsultatsioon, see on alati alarmeeriv. Ärge tehke seda, mulle ka osad inimesed vahel on mingi, et tead, käisin sulle esinemas, ma teen sulle arve konsultatsioon, sest mu firma tavaliselt tegeleb mingi kuradi kudumitega. Ma olen mingi, ei, sa kirjutad sinna esinemine. See ei loe, mis sul on seal, pane kirja see, mis sa päriselt tegid, neid ei huvita. Ehk siis kõigile teile, ärge. Ja igal juhul, ta siis reaalselt kirjutas nagu mõned arved olid 10,000-tesse, mõnel arved olid täpsustanud, mille eest ta nagu konsulteeris, näiteks mingi Lootsi tänav 10 üldplaneeringu vaidluses andis nõu, aga siis Maksuamet küsis üle teistelt firmadelt, mis tegelevad selliste konsulteerimistega, et palju see teenus maksab, nad ütlesid kindlasti mitte nii palju. Ehk siis ära kirjuta arvele konsultatsioon. See ei. Igal juhul, ehk siis vaatame, varsti võib-olla läheb keegi tingimisi vangi. Siuke lugu Pärnust. Vau, Pärnu on ikka, seal ikka toimub asju. Roteerov linnapea ja konsultatsioonid. Meie lähme ka konsultatsioonidele, mina lähen konsultatsioonidele Türki, aga mul on enne teile üks müük teha. Kohe teostan müügi üks hetk. Ma võtan müügi andmed lahti. Ja see müük on nimelt selline, et juba järgmisest nädalast algab meie mõlema hea sõbra, minu podcasti partneri Aleksandr Popovi minituur Stigmast Sigmaks. Ja Tallinn on juba välja müüdud ja on lisashow! Just nii. Ja meil on podcast ka, seal on neljapäeval tuli osa välja, reedel tuli osa välja, järgmise nädal tuleb veel osa. Meil podcast toimib teiega ja Popovi tuur algab ka 13. november Tartu Genialistide klubi, 15. Rakvere kultuurikeskus, siis 20. on see uue laine show, mis on välja müüdud juba 21. on Viljandis konservatooriumis ja 22. Pärnus Nooruse majas. Seal saab siis teha arveid ka konsultatsioonide eest, kui on vaja. Ja lisashow on ka Popov välja pannud ja ta... 23. november. Sa peast kohe tead seda ja ongi nii. 23. november Tallinn uus laine, lisashow. Ma olen kursis. Sa oled ikka kõigega kursis. Fientast saab pileteid osta. Meid saab toetada patreon.com/suvariik. Ja karakterpaar ootab külla Tatari 64. Mina ei promo mitte midagi. Mina lähen Tekesse. Teke, hea kvaliteetne asi, läheb katki, annavad sulle uue. Ma ei tea, kuhu ma sõitma pean. Mul on Veisis, vaatan pärast, kus ma lähen jupile järgi ja see on minu elu. Aga sul on nagu siuke tekkepõhine eelarve, jah? Jah, mul on tekkepõhine eelarve. Suur aitäh, et kuulasite järgmise korrani. Näeme 2 nädala pärast. Vahepeal tuleb väike Patreon teile siia kõrva sisse. YouTube'ist Patreoni ei näe, seda peate mujalt kuulama. Okay, see on suvahik. Tšau. SOS.